Tervist! Selles videos räägin ma siis olümpiarõngaste tatuust ja kas mina teen endale tatueeringu olümpiarõngastega või mitte. Aga enne seda küsime siis teistelt Eesti sportlastelt, kas neil on ja kui ei ole või on, siis miks neil on ja kui ei ole, kas nad teeksid ja kuhu nad teeksid. Nii et alustame. Kas sul on tatu olümpiarõngast oma ja kui ei, siis miks ja kas teeksid? Mul ei ole olümpiatatuud, aga kui mu vanemad ei vaataks seda videot, siis ma ütleks jaa, aga ma ütlen ei, ma ei teeks seda. Enda teada ei ole, aga ei plaani ka teha. Ma ei tea, ma ei ole väga tatueeringu usku inimene, aga ma soovitan sul teha, Martin. Aga mõned, kes kirjutasid mulle lihtsalt vastuseks, näiteks Marie Turman ütles, et mul on päris mitu tatueeringut, aga olümpiarõngaid veel ei ole. Olen seda kaalunud ja veel 100% kindel pole, kas ja kuhu teeksin. Seega, kui kunagi selle tegemiseks läheks, siis annan teada. Nii et ta läheb sinna kategooriasse, et võib-olla kunagi teeb. Siis Martel Liiv ütles, et ta tegi peale Pekingi olümpiat vasaku käe siseküljele ja saatis pildi. Nii et väga lahe. Tal on olemas olümpiarõngaste tatuu. Siis Susan kirjutas mulle, ei, mul ei ole sellist tatukat ja teeks selle siis, kui saaks seda teha koha peal, kuskil olümpiakülas või nii. Et see on mälestus, mis siit saadud, liigub minuga kaasas, ilmselt teeks suhteliselt pisikese ja sellise koha peale, mida ise iga päev ei näeks, aga ei ole ka kogu aeg kaetuna. Käsivarrele küünanuki üles või muud sarnast. Aga aus. Ma isegi ei tea, kus kunagi oli nagu olümpiakülades, et sai teha minust nagu, miks mul on mingi mälestus nagu oleks olnud, aga hetkel vähemalt ei ole. Ma ei tea, ma ei ole kunagi väga tatuude fänn olnud, nii et ei ole ja ilmselt ei plaani teha ka. See peab ikka tõeline kihvi ja kaotus olema, kui ma selle teen. Kuhu sa teeksid seda? Hea küsimust. Parema kannika peale. See on hea koht. Ja Mai-Britt Eder ütles siis nii, et mul ei ole olümpiarõngaste tatueeringut ja ma ei plaani ka seda teha. See on küll oluline erilise tähenduse sümbol, aga kuna paljudel sportlastel on see juba olemas, tundub see minu jaoks natuke liiga tavaline. Pigem valiksin midagi isikupärasemat, näiteks kannaksin ehet, kuhu on graveeritud olümpiarõngad või mõni muu sümbol, mis meenutab seda teekonda. Väga uus. Olümpiakaelagi tegelikult kõlab päris hästi. Mul ei ole veel, aga ma teeksin küll, sest olümpia on väga suure tähendusega mulle. Ma olen terve elu näinud vaeva selle nimel. Ja tegelikult ma lähengi teen ära praegu. Nii et oodake korraks. Ma käin ära. Nii. Tehtud. Poisid ja tüdrukud. Daamid ja härrad. Ma käisin tegemas. See on vale. See on vale. See. Aga siin on näha või? Oi! Järtil on. Triits on ka näha. Ma lähen ainult rõngaid õhus rippumas. Ei saa ka mainimata jätta linnukesi. Aga tegelikult suured tänud tahaks Alvar Johannes Alevile siin anda, kellega Lillehammeris me koos treenime ja tõesti näeme koos vaevad siia jõuda ja me tegime ära selle. Alvar, ma tean, et sa vihkad midagi. Jah, ma ei ole siin trennis kordagi näinud, see vist ei käi väga ja. Ma käin ainult võistlemas. Mul on nagu lihtsalt. Et oled kõvasti ikkagi vaeva näinud. Aga jälgige Martin Himmat YouTube'is, Instagramis, sest et see telefon on vaja välja loosida ja näeme varsti. Mul ei ole olümpiatatueeringut ja hetkel ei ole plaanis teha ka. Ja ma arvan, et naljakas, aga suht õige vastus oleks ka, miks ei ole, on see, et ega Ferrari ega kleepsu peale ei pane. Tere Martin, ma olen Markus Kehva ja see on täitsa hea küsimus. Ma olen pikalt mõelnud selle peale, et kui ma oma elu esimesele olümpiale saan, et siis ma üllatan ennast ja oma lähedasi olümpiarõngastega, aga ma ei ole veel välja mõelnud, kuhu ma need rõngad teen. Mul on 5 kohta tegelikult, kuhu ma tahaks neid teha, sest 5 rõngast on. Ma ei paneks neid kokku, ma hoiaks neid pigem lahus ja mu mõte on just sellepärast, et kui ma kunagi võidan olümpialt medali, siis ma teen endale olümpiarõngad, mis on koos. Aga seniks ma teeks endale talla alla 2 tükki, parem jalg, vasak jalg, peopessa 3-4 ja viimase teeks ja lõua alla. Tere, mina olen Kristo Siimer ja mina ei teeks endale olümpiarõngastega tatueeringut, küll aga teeksin olümpia ninarõngad ja olümpia kõrvarõngad.
ei, mul ei ole, sest ma ei ole kursis, et meie külas saaks seda teha. Kui siin oleks võimalus, ma mõtleks sellele, aga pigem ei. Ei ole ja ei teeks ka. Olümpiatatuud mul ei ole ja no ma olen suht kindel, et ma vist ei tee ka lähitulevikus. Võib-olla äkki siis, kui kunagi tulen uuesti olümpial mitte sportlasena äkki. Võib-olla, võib juhtu siuke asi, siis teen siuksesse kohta, kus kõiki näeks ilmselt. Aga väga hulluks kui ei lähe. Ja siis Harri Lill ütles, et seda lemmikteema 10. koha puhul ta ei teeks. Medali puhul arvan, et täitsa võiks. Või no tema arvab siis seda. Kurlingus ma ei tea ühte keskpärast sportlast, kellel oleks. Kõik ikkagi medalistid, kellel on. Aus, kui ma nädal tagasi rääkisin, me saame kuldse pudeli ja paar päeva tagasi näitasin, et ma tellisin selle ära ja tegin siis enda moodi. Siis nüüd ma sain selle kätte. Tuleb sellises uhkes, valges torus ja see tuleb siit pealt ära. Juba kork paistab ja võtame siis välja. See on raske. Ja Martin Himma. Kus mu see? Ma kirjutasin siia Olümpia 2026, aga seda ei ole, need on siia tavalise pand. Ju siis ikka see Ü-täht neile ei meeldinud. Aga lahe ikka, räigelt raske asi. Huvitav, mis siin sees on? Miks see nii raske on? Lahti vist. Ma kahtlen, et seda tuleb teha. Aga jah, lahe. Võtta siin veel mingid asju. Lapp puhastamiseks igatahes on olemas. Juba näpuheled said peale. Aga jah, lahe. Martin Himma kirjas siin. Vaat sulle. Ilus. Tegelikult tahaks seda lahti teha küll. Alveri oma teeme. Ehk siis selline on tulemus kõikide Eesti sportlastega. Aga kas see olümpiarõngaste counter, et Eesti sportlastel on, läheb kõrgemaks? Pean vastama ikkagi praegu veel mitte. Et tegelikult minu arvamus on ka see, et ma ei ole suur tatokate mees. Kui mul oleks tatokas, siis ma arvan, et kindlasti üks asi oleks olümpiarõngas. Ma arvan, teeks kuskile siia sõrme juurde siukse nagu väikse siukse olümpiarõnga. Aga ma võin panna, ma olen pannud siin loos kõik asjad on ju, kui 10 000 followeri täis saame. Siis ma võin selle panna, et kui me saame 10 000, siis ma teen endale olümpiarõngaste tatoveeringu. Tundub diil. Aga ehk siis jah, ärge pange tegelikult follow Instas mulle ja ärge pange subscribe. Sest siis võib juhtuda, et ma teen endale tatuka ja võite olümpiatelefoni, Oakley prillid, douchebagi kotti, olümpiamaskotid ja mu võistlusnumbri. Jälgige Martin Himmat YouTube'is, Instagramis. Aga loodan, et selline tatoveeringu ülevaade meeldis teile ja näeme juba järgmises videos. Nägemist! Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Kui ma vlogis olen, kas mu vaatamised tõusevad ka? Aga jah.